Hei, nädala energiate ülevaade. Olen uudishimulik, mis meid ootamas on järgnevad päevad. Ja vaatame nädala üldenergiat seekord Inglitaro kaartide vahendusel. Mis on kollektiivis aktiivne hetkel, millised energiat. Ja tahtsin kohe võtta kaardid niipidi kätte. Kui huvitav, ma kunagi ei sahista neid niimoodi, et pilt on üleval pool. Hästi huvitav, okei. Aga Inglitaro kaartide tagumisel küljel on peaingel Miikael ja tema lingib mul alati hästi tugevasti mu sisemise meesenergiaga. Nii et vaatame, mis see põhitoon meil sel nädalal on. Nii et ei tahagi rohkem rääkida. Okei. Nädala põhitoon, energia põhitoon. Vaatajate, kuulajate hüvanguks. Mis on see nädala põhitoon? Video on ajatu, siis kui sa sellega kokku juhtud, siis sel hetkel need energiat on need, millest me räägime. Vesi ja 7, karikate 7. Võib-olla on raske siit lugeda, et mis siin kirjas on. Keerukas otsus, vajadus asju lähemalt uurida ja lõpeta viivitamine. 7 karikat. See on tavaliselt selline kaart, mis räägib natukene nagu sellisest segadusest, et valikuid on palju ja ei oska hästi nagu seisukohta võtta, et mis see kõige parem siis oleks. Ahvatlusi võivad nad ka sisaldada, et tahaks nagu võib-olla kõiki, aga kui on olukord, et kõiki ei saa, et mis see üks siis on, mis välja valida. Ja selleks, et otsust teha, on siis hea neid võimalusi, neid variante lähemalt uurida. 7 potentsiaal, võimaluste number, 7. kuu meil. Kuu lõpetamiseks hästi kena selline kokkuvõtet teha, et vaadata siis, missuguse energiaga uude etappi, uude kuusse minna. Jätame ta siia vaatama meile otsa. Karikate 7. Nii, ja vaatame 3 kaardi abil siis, mida järgnevad päevad meile tuua võivad. Võid vaadata neid kui nädala algus, nädala keskpaik, nädala lõpp. Või siis sujuvalt lähevad nad ühest teiseks üle, need energiat. Nii, esimene. Teine, et missuguste energiate miks meid sel nädalal ees ootab ja 3. Nii, esimene kaart on karikate kuninganna, südame kuninganna tunded. Selline armastav, süda avatud, hoolitsev, positiivses polaarsuses. On ta hoolitsev nii iseenda suhtes kui ka teistega arvestav ja teisi hoidev. Kui ta ei ole varju aspektis. Ja vaatab tema karikasse. Mõnes mõttes hästi huvitav, sest see karikate 7 nädala üldenergiana, mis välja tuli, et tema vaatabki siin nüüd ühte karikasse. Tunnete teemaga on siis seotud tundemaailm, karikad. Nii et selline iseenda tunnetele otsa vaatamine tundub olema see nädala teema või põhitoon, et ja muidugi. Nii et kõik need 7 valikut on seotud su sisemise GPS-iga, süda ja tunded juhatavad teed, nii et
uuri rahulikult, uuri, mida süda sulle öelda tahab, kuhu suunas ja kuidas edasi ja mida valida. Kaartides on maailm, lõpetatus, tsükli lõpp. Midagi tahab lõppeda, aga see tähendab samaaegselt ka seda, et midagi uut on algamas, sest ega tühja kohta ei jää. Nii et kui mingi asi lõpeb, siis täidab selle uus. Mida karikatega seoses, 7 karikaga seoses. Võib-olla on mingid valikud juba ennast läbi mänginud, et sa tunned neid juba. Ja nüüd on aeg valida midagi uut. Maailm võib tähendada muidugi ka reisimist, laias maailmas ringi vaatamist, nii et kui sul on reisiplaanid, siis see on järgneva nädala teema samuti, võib-olla näiteks sihtkoha valik, missugune nendest 7, kuhu sa väga tahaksid minna, et missugune nendest 7 saab siis osutub valituks, et 7 kohta korraga võib-olla on raske sattuda, et mis see prioriteet on hetkel. Ja karikate 10, kui väga vesine lugu, karikad meil siin, karikate 10 on ilusa energiaga. Mul on hea meel, et sel nädalal tuleb selline positiivne energia välja, on siis selline rahulolu, rõõm, harmoonia, tasakaal, mees-naisenergia koos, sisemine laps oma sõbraga rõõmustamas. Et selline ilus energia, stabiilsus, turvalisus, õnn on kaartidesse kirjutatud, nii et mida iganes sa valid, kui sa valid südamest lähtudes ja südamele toetudes ja karikas, mis siis jääb, osutub valituks, siis see toob sulle karikate 10. Et ära kurvasta, et sa ei saa valida 7 korraga. Vali see 1 ja see 1 viib sind maksimaalselt parima võimaliku tulemuseni. Ilus. Kilun korraks, mis jääb kaardipaki alla. Mõõkade kuninganna ja mõtete haldamine ja valdamine, ka oma piiride paikapanek, oma piiride teadmine, mis on võimalik ja mida sa kannad ja mida mitte, mida sa oled valmis kandma ja mida sa jaksad kanda ja mida sa tahad kanda. Et need kõik 7 ongi võib-olla liiga palju, et kui nad on kõik erinevates suundades näiteks ka liiguvad, need soovid ja tahtmised, et kui sa keskendud sellele ühele, valid selle ühe välja, millele sa pühendud, et siis on see nagu parim, mida sa teha saad. Nii et mõtete segadus tunnetes ka muutub kohe olematuks, kui sa selle ühe valid, sest su fookus on siis sellel ühel. Ja seal ei ole enam segadust, sa oled oma südame järgi selle otsuse teinud ja seal pole enam segadust, seal on kindel teadmine, et see on see, mida ma tahan ja see on see, mida ma soovin. Ja nii ongi. Väga ilus. Väga ilusa energiaga nädal. Ja, ilusat nädalat sulle!